Hei, Mart siin. Täna jälle tagasi siin Super Sky pargis ja täna proovime siis teha 2 tagurpidi saltot järjest. Aga kui sa ei ole veel tagurpidi saltot ära õppinud, siis mine tagasi eelmise video juurde, kust saad siis õppida, kuidas tagurpidi saltot teha enne, kui sa lähed 2 tagurpidi salto peale järjest. Nii, aga esimeseks asjaks siis võiksimegi alustada lihtsalt soojendushüpetega ülesse. Ehk siis rahulikud hüpped. Ei pea väga kõvasti pingutama alguses, need on alles soojenduseks. Kui ma tunned, et oled piisavalt hüppeid teinud, siis võiks edasi minna kägarüpete juurde. Ehk siis tavaliselt kägarüped. Nii, ja kui juba tunned, et need asjad hakkavad ka vaikselt soojaks saama, siis järgmiseks võiks võtta edasi lihtsalt ühekordset tagurpidi saltot. Et proovime teha lihtsalt ühe tagurpidi salto, paar vahehüpet ja uuesti paar tagurpidi saltot. No nii, mina tunnen, et mina olen juba saad. Järgmiseks teeme siis tagurpidi salto ja otsa kägarüppe. Miks me teeme kägarüppe, ongi just see, et meil jääks lihasmälusse see meelde, et me tahame veel midagi edasi teha sellest tagurpidi saltost. Ehk siis proovimegi nüüd 2 saltot järjest ära teha. Üks asi veel enne, mis on hästi oluline. Kui sa lõpetad enda tagurpidi salto, esimese tagurpidi salto, sa pead jätma enda käed üles, et sa saaksid mugavamalt startida järgmisesse saltosse. Ehk siis hästi oluline on see, et jälgige, mis mu käed teevad. Vaid tähele, käed olid iga salto alguses üleval. Põhimõtteliselt kõige olulisem asi, kui sa tahad saltost järjest teha. Käed all on väga raske saltost teha, pluss ta ei näe nii ilus välja ka. Aga näitame siis teile ette, kuidas veel teha rohkem kui 2 tagurpidi saltot järjest. Vaatame, kui palju tuleb. Viimane oli 2 korda. No nii, suur tänu siis meie instruktorile Mardile, kes meil on kõik trikid selgeks teinud. Siinkohal saab tänane video läbi, aga nüüd on teie kord siis kirjutada siia video alla, mis võiks olla järgmine õpetus. Kuna Mart on nii proff, siis tema oskab peaaegu kõik õpetada, nii et jääme ootama teie arvamust.